Mitte sellega, et sul on mingi totter ratastega robot, mis suudab sõita poest või postkontorist sinu majani ja rohkem tal ideed ei ole. Jah, see oli äge, kui see tuli. Siis oli see äge. Aga arvestades, kui mitmeid miljoneid kilomeetreid ilmselt on juba need robotid läbinud, siis nüüd on see idee vana. Aeg on nagu uueneda. Kohe selle ideest, mis ma välja käin, et no, palun 1 miljon mulle. Täna räägin natuke muust teemast, kui seda on kodukino. Ja see mõte selle videot teha oli tegelikult mul juba mitu kuud tagasi. Aga täna ma jõudsin selleni, et siis see video ka teha ja rääkida teile oma mõtetest. Nimelt, video tuleb siis Starshipi robotitest. Ehk need delivery robotid, mis sõidavad siin Eestis mitmel pool ringi. Põhiliselt küll Tallinnas ja lähikandis ja muidugi ka muudes riikides. Nad jäävad mulle pidevalt ette 1, 2, 3 või isegi 4 kaupa. Mina olen kohas, kus nad tegelikult sõidavad juba vist, ma arvan, 1 aasta otsa ilma igasuguse järelevalveta, täiesti iseseisvalt, siis nad on päris huvitavad sellid. Aga kahjuks ei too nad siiamaani mitte midagi koju. Nad lihtsalt sõidavad ja nii-öelda testivad ennast. Ja ma olen neid vahest vaadanud, mõelnud. Üle tee ma neid ammu enam ei lase, sest et nad seisavad seal paratamatult. Isegi kui tahad lasta, nad ei lähe. Ja vaatan neid, mõtlen. Siis mõtlen sellele, et ma sõidan jälle postkontorisse seda pakki tooma. Ja siis ma sõidan sellest robotist 1, 2, 3, 4 robotist, sõidan lihtsalt mööda. Sõidavad selle kõnnitee peal, kohtuvad üksteisega, kohtuvad inimestega, autodega ja mina lähen ikka pakki tooma. Ma ikka lähen seda pakki sinna postkontorisse tooma. Ja siis tuleb küll nutt peale nagu, no mis te sõidate tühja siis? Mida te sõidate tühja? Pange sinna see pakk sisse. No. Et milles see probleem on? Et ei ole mingit vahet, kas ta sõidab mu pakiga, siin nii-öelda testib või mitte. Aga ma tegelikult ei tahtnud nüüd päris sellest rääkida, vaid ma olen neid vaadanud, mõelnud, siis nüüd äsja sai just see Cleveron, sai siis Eesti parim ettevõtte tiitli. Ja 1 paar kuud tagasi mul tekkis selline mõte, et tegelikult oleks vaja need 2 asja ühendada, et tekitada mingisugust innovatiivsust. Sest see ratastega robot, see pakirobot nii-öelda, sellisel kujul on minu arust juba oma aja ära elanud. Ehk siis ta on oma testperioodil saavutanud olukorra, kus ta on juba vana. Ja mida ma sellega mõtlen? Kohe seletan teile. Kujutage nüüd ette olukorda, et need robotid nagu päriselt toovad ikkagi mulle selle paki ära. Nad tõesti lõpuks pannakse sinna see pakk sisse postkontorist või ma ei tea, või pitsa või mis iganes siis tuua on vaja või poest asju. Selleks ma pean olema kodus. Ma pean seda robotit passima. Jah, loomulikult on äge, kui see robot alguses ütleme nii, et tuleb robot, ma saan teda moblast jälgida, kus ta on ja sellised asjad, et see on ikka äge. Aga see on äge võib-olla esimesel 5 või 10 korral. Pärast seda on see üks tüütu kohustus. Kui sa just ei oota sooja toitu muidugi. See on ainuke põhjus, miks oodata seda robotit. Tõesti, täiesti ainuke põhjus on soe toit, et see toob su soja toidu. Aga kui soe see toit on kohale jõudes, ma ei ole sellest päris kindel. Seetõttu ma selle reaalsuses, ütleme Eesti oludes, ma välistaks variandi, et ta toob tegelikult sooja toitu. Et see tegelikult langeb ära. Ja seega langeb ka ära põhjus, miks seda robotit oodata. Jah, ma ei tea, kas selle peale on nad ise mõelnud, need Starshipi firma tegijad või ei ole. Kohe selle ideest, mis ma välja käin, et palun 1 miljon mulle. Et ma rohkem ei taha, et see on täielik komiraha. Et ma teeks oma miljoniga oma asju, et te tehke siis oma asju, nii et te saate ikkagi miljardärideks. Ja mis ma pakuksin välja? Pakuksin välja selle, et see Cleveron ja Starship tegelikult peaksid ühinema. Õigemini,
tegema ühise toote. Ja see toode seisneb selles, et see Starshipi pakirobot toob kauba mulle koju ja minul on kodus tark postkast, kes võtab sealt selle toote vastu. Ehk sisuliselt tuleks see Starshipi robot ümber disainida, mitte et ta ei käiks pealt lahti, vaid käiks tagant lahti. Postkast avab ennast ja see robot lükkab oma paki lärsti sisse. Ja kui on väiksed pakid, ma ei tea, mingid nipet-näpet, mingid riideesemed, mis on väiksed ja kerged, mida saaks mitu panna, siis natuke tehnoloogiat, natuke mõtlemist ja ta saaks korraga tuua mitu pakki see väike robot ära ja lükata siis õigest sahtlist õige toote siis sinna igale ühele tarka postkasti ja kogu moos. Ei mingit muud leiutist. Keegi ei hakka passima seda neetud robotit. Unustage see ära. Tõesti, ma olen neid vaadanud, praktiliselt iga päev ma näen neid. Ma iga päev näen neid, vaatan neid ja mõtlen, no ei passi. Ei passi. Ma ei hakka seda robotit passima. Ma ei lähe sinna kuradi värava ette passima. No nii, minut. Ma näen teda, tuleb. Jah, ma teen seda ilmselt esimesed 5 korda. Aga siis ma vannun ennast, kurat, ta tuleb kell 12:30. Ma pole olema teises linna otsas kuskil kuradi tööl. See ei sobi mulle. Ja seetõttu on see pakirobot täiesti kasutu loom. Täiesti kasutu. Kõik peab olema automatiseeritud. Siis see asi töötaks. Ehk see pakirobot toob ta siis paki, toob ta mulle söögipoest, mis iganes ta teeb, ta toob selle automaatselt mulle postkasti. Näiteks ma telin endale kella 3 selle ära, ma arvestan, et ei, võib-olla 3 ei jõua, tuleb 3:30 on ja lükkab selle mulle postkasti ära, mu tark postkast oskab selle vastu võtta, ise tulen kell 5 ja võtan oma toidukoti sealt. Ma ei lähe enam sinna poodi ukerdama seda piima, saia, leiba ja liha sealt võtma, ma saan sealt postkastist kätte. Kogu moos, siis see asi töötaks. Siis ma näen selle asjal nagu ideed ja mõtet. Sest et ei saa olla nii, et kõik robotid toovad paki siis, kui ma olen kodus. See tähendab seda, et neid peaks olema tohutult palju. Selle aja peaks sisuliselt suruma sinna õhtusesse aega, mingisse 3-4 tundi. Ja selge on see, et kui sa näiteks tellid sööki, kas või poest, siis see peab jõudma ikkagi enne, kui sa süüa tahad. Et kell 10 õhtul pole mõtet seda kotitäit enam tuua. Et see tähendab seda, et see tuleb teha varem. Ja see, kas see postkast siis ka külmutab, soendab või mis iganes ta teeb, see on juba nii-öelda vaba valik. Nii, prožektor vilgub millegi pärast. Ja see on see idee, mis minu meelest nagu müüb. See oleks asi, mis toimiks nagu reaalsuses. Et ma näen selle nagu tulevikku. Et asi on automaatne. Automaatne süsteem on see, mis tegelikult tagab tulevikus edu. See on nagu päev selge. Selle ma olen ikkagi läbi juba ammustanud. Et ei ole mingeid muid variante siin üldse. Jah, meil on vaja postkaste, mis on targad. Loomulikult on need kallid. Selge see, et see ei ole ainult 4 plekist külge. Et seal on nagu väheke tehnoloogiat ka sees. Plus ta tahab siis saada ka mingisugust elektrit. Ja sellised küsimused muidugi tekivad. Ja kortermajade juures sisuliselt peaks olema siis samasugused, nagu on sul kuskil praegu poodide juures. Et kõik saaks oma pakke sealt kätte. Igal ühel postkast selline väheke targem, ma arvan, et kuluks ära küll. Ja oleks see loogiline, näiteks tal on mingi kuumaks või siis ostata välja, nagu muidki asju. Ja ega igaüks siis seda ei taha, aga näiteks inimene, kel on palju pakke, kes tellib asju internetist, tõesti tellib oma sööki näiteks internetist, kõike seda värki, siis selline inimene, ma arvan, ta võtaks selle targa postkasti endale. Ja kui see tark robot suudab selle sinna postkasti ära toimetada, siis on ju win-win. Kõik on võitnud. Eriti muidugi see inimene, kes sedasi oma pagi kätte saab. Ma ostsin mingid aastad tagasi, ma ostsin suurema postkasti ava. Ostsin postkasti, kus on suurem ava sees, et mulle saaks toimetada ära näiteks need samad, mis ma telin mingid Blu-ray plaadid, et need pandaks mulle postkasti. Aga ei panda. Pannakse väga üksikuid, mis tõesti on õhukesed.
sest neil on standard, neil on vastav pilu, kus nad testivad. Eesti Post siis testib või Omniva. Kui pakk läheb sellest nende pilust läbi, siis see tuuakse postkasti. Sest on standard, et mis piir on sellel. Nad ei arvesta sellega, et mul on näiteks 2 korda suurem ava sellel postkastil. See ei loe. Ma võin sinna panna ka tühja kasti suure, ta ikka ei pane mulle seda sinna sisse, sest et ei tohi tuua. Ma pean minema postkontorisse. Kurat, ma ei jõua sinna iga kord. Ma vahest vedeleb pakk mitmeid ja mitmeid päevi. Ja vaatad, okei, täna ma siis arvestan nii, ma nüüd jõuan, ma nüüd lähen. Aga kui see toodaks mulle postkasti, isegi käsitsi ei tooda. See on teema, millega saaks minna laia maailma ja tõesti seda vallutada. Mitte sellega, et sul on mingi totter ratastega robot, mis suudab sõita poest või postkontorist sinu majani ja rohkem tal ideed ei ole. Jah, see oli äge, kui see tuli. Siis oli see äge. Aga arvestades, kui mitmeid miljoneid kilomeetreid ilmselt on juba need robotid läbinud, siis nüüd on see idee vana. Aeg on nagu uueneda. Starship on aegunud tehnoloogia. See on lihtsalt ratastega mänguauto on ta tänapäevaseks asjaks, et tuleb see robot ümber teha ja tuleb teha inimestele postkastid. Mitte sinna kuhugi enam sinna poe juurde, aga igale ühele koju. See on innovatsioon, see on asi, mis müüks tulevikus ja polegi midagi lisada. Ma arvan, et me sinna jõuame mingi hetk, aga ma näen praegu, et tegelikult on see ju eestlaste kätes. On olemas tehnoloogiad, natuke tuleks asja mugandada, natukene ümber mõelda ja mingil kujul teha see kogu selle süsteemi hind inimestele kuidagi vastuvõetavaks, et see ei oleks päris miljon igale ühele näkku, et see ei oleks seal, see hind ei oleks ikkagi tuhandetes, et see kuidagigi oleks mõistlik hind. Võimalikult lihtne süsteem. Postkasti sisuliselt oskab ust avada ja see robot oskab paki sisse lükata. Et see on kõik, mida nad peavad tegelikult oskama. Et see on nagu, see ei vaja mingit hüpertehnoloogiat, ainult välja töötamine ja see süsteem ise tegelikult suht lihtne. Vähemalt minu nägemuses. Saan aru, et see päris nii ei ole, aga see ei ole ka raketiteadus. Et kuuleme sõitma ei hakka. Eesti on väike turg. Sellega lähed ikkagi laia maailma. Lööd ikkagi ukse jalaga lahti, et näete, mehed. Mul on siin robot ja mul on siin pakki vastuvõttev automaat, mis on sul kodus. Firma paneb robotisse asja ja see läheb sulle koju. See on teema. Ja sa ei pea seda passima. Sa ei pea passima postiljoni, sa ei pea passima mingi delivery tüüpi, ükskõik mis asja, sa ei pea passima. Su postkast oskab selle vastu võtta. Juhuu! Vaat see on tulevik. Läheme sinna. Kõike head, järgmise korrani.